Eurovisiooni ei oleks tehtud, inimene olekski jäänud kappi. Võib-olla oleks kõik kapid mingisuguseid tüüpe täis. Aga teaks Eurovisioon, see on nagu ikkagi hea, kui kapist välja saab. Mina ei tahaks olla kogu aeg kapis. Mina tahaks selle omale sükust kappi, teeb mingi Ikeast, ostad mingi uue kapi, teed kapi ukse lahti, et mingi habemega mees tuleb kapist välja. Vurst vaatab vastu. No kuulge, kus see sobib, võtke viige see kapp tagasi Ikeasse praegu. Tervitus! Me oleme Hutu ja Tutsi show's kuskil Skandinaavia hämarustes, kus meid häirivad Euroopa valimised ja muud sellised veidrused, aga me jääme endale kindlaks ja viime ellu oma põhimõttekindla plaani sooritada 6. Hutu ja Tutsi show ja nimelt homo ja uriini erisaade. Tere tulemast! Mina olen Hutu, ma olen professionaalne spetsialist. Tere, mina olen eestlane ja see, mis siin see eurovalimiste, ütleme nüüd see Hutu siin mainis, et selle eurovalimiste teema ära, et siis ega midagi hullu ei juhtunudki, tegelikult oli sedasi, et demokraatia endiselt võitis, mitte küll nii punane kui see eelmine, aga ikkagi, ma arvan, kõik ikkagi vikerkaare värvides mahub sinna sisse, mahub ikka kõik ära, et sellega on ka korras. Et ei maksa valida, jääb nagu on ja nii nagu peab. Ja milleks vaba aega raisata? On teada, kuidas peab olema, on teada, mis on õige, mis on tõde, ja üldse valimised sellesse puutuvad. Aga tõde ei valita, tõde lihtsalt on või ei ole. Praegu nagu põhiliselt ei ole. Ja valimine seda olukorda ei muuda. Ütleme, see tõde on ka selline, ta on küllagi selline muutuv nähtus, nagu et ajas, kui muutub ja ta paindub ja ta võib igasuguseid trikke teha, aga ikkagi üldiselt on tõde on see, mis nagu ülevalt alla öeldakse. Nii ta lihtsalt peab olema. Tõde on selline füüsikaline suurus, tal on kõik füüsikalise nähtuse omadused. Tõde näiteks ei kao kunagi, ta lihtsalt muutub ühest vormist teise. Jah. Ja ta on sedasi, ta veel paindub ja... Jah, aga painduv tõde näitab seda, et tõde on elastne, et ta ei ole habras, ta ei lähe katki. Ta on töökindel. See on väga okei. Näiteks siuke tõde, mis iga väikse kangutamise peale kildudeks lendab. Mis teed sellise tõega? Perses oled omadega. Aga see on korralik nagu vedrud ja tõmbad, lükkad. Midagi juhtu sellest. Selline peab üks õige tõde olema. Ta on selline kenagadi vikerkaare tõde, et ta kord on natukene selgem, siis on hägusem. Aga ta on selline mõnusalt alati kui kaarias, paindes, teinekord on mitu tõde korraga taevas. Jah. Ka nii on olnud. On, ja nii peabki jääma. Nii et... Aga kõik peavad õiget värvi olema. Valimistega ei ole vaja ennast siduda. Ei ole tarvis, küll teie eest valitakse. Selleks on elekter, selleks on molekulid, selleks on volitatud spetsialistid. Paberit määrima, nagu mingid kiviaegsed inimesed käivad paberitükkidega ringi, nagu läheks peldikusse, kas teile mingi asi siis ei ole püha. Ka valimiskast ei ole loputuskast, sinna ei minda paberitükiga, pruuni triibuga, see ei sobi. See ei käi nii. Molekuliga. Euroopas on näid asju ja molekulid on üks parem. Sellega ma arvan, me võime valimiste teema lõpetada, sellepärast, et valimised on juba lõppenud, midagi ei muutunud ja väga head ei muutunud. Euroopa suutis jääda endaks. Jah, nii on, tõsi. Et millega me siis edasi lähme, et meil on traditsiooniks saanud see, et kuna see genotsiid on, et see ei ole maailmast mitte kuhugi kadunud ja see on endiselt aktuaalne, et toimub nii mitmeski paigas, et need eelmised genotsiidi asjad, need ei ole ka veel sirgeks räägitud ja uut materjali tuleb järjest peale, et siin viimased uudised on need, kui see Netanyahut taheti süüdistada genotsiidis ja teda taheti vahistada. Süüdistavadki. Süüdistavad, jah. Ta on nii jultunud, et ta on hakanud juuti süüdistama genotsiidis. Jah, aga kusjuures seda... Natsid. Natsid, ma ütlen selle peale. Aga see, et Eesti poliitilised jõud peavad seda
noh, ütleme Netanyahu vahistamise taotlust, et seda täiesti kohatuks, noh, tuleb nõustuda nendega, sest no mingit genotsiidi pole olnud, mingit 6 miljonit pole olnud, seda 6 miljonit ei ole täis, et saaks 6 miljonit täis, siis räägime. Siis räägime edasi, siis vaatame üle, siis vaatame siis tulevad jälle kõik kohtud ja siis saab selle genotsiidi asja jälle vähemalt mingiks pooleks ajandiks äkki selgeks. See ei ole ju võrreldav, genotsiid ei ole võrreldav sellise asjaga nagu krediidikassa, väike äppardus, kus kommunistid tapsid ära 19 inimest. Oleksid tapnud muidugi rohkem, aga linn vabastati punastest ja põgenesid mõrvatute riideid kaasa võttes. Kas see on kellegile probleem see 19 tapetut? Ei ole probleemi. Absoluutselt. Kas on mingisugune koolis 19 krediitkaardi keldris ära tapetud inimese päev? Ei ole sellist päeva koolis. Koolis on holokausti päev. See on õige, nii. Ja ei saa olla, et iga päev on nüüd mingi 2, 3, 30 000, 100 000 veiksi kombel ära tapetud inimese mingi mälestus. Siis ei saakski koolis üldse muud teha, kui mälestada. Genotsiid on ka, see on täiesti ühene teema. No võtame kas või teil seal, et Meil ei ole genotsiidi olnud kunagi. Ei ole, see on teil see vabastamise teema. Meil oli vabastamine ja enesekaitseks. Ainult enesekaitseks. Täiesti rumal jutt, et seal mingi genotsiid ei saanud olla. Ega siis, kuidas saab olla genotsiidi, kui ei ole? Ja see 6 miljonit, mis teil seal sinna Victoria järve voolas, see on ajakirjanduslik liialdus. Ajakirjanikud tahavad, et nende lugusid loetakse ja panevad 6 miljonit. Tegelikult võib-olla oli 2-3. Aga las kirjutavad. Meil on ikkagi, Aafrikas on ka sõnavabadus. Kirjutavad 6 miljonit. Kõik ju teavad, et nad valetavad. Kirjutage või 12 miljonit. Kirjutage 46 miljonit. Kirjutage 78 miljonit. Nagu põhiline, see maa sai vabaks ja õhk puhtaks. Ja Brüsseli ahvidel ei ole enam midagi iniseda. Korras on selle. Aga näed, inisevad ka, seal Pariisi ahvid inisevad ka, need tippülikoolide tudengid protestivad ka selle palestiinlaste toetuseks. Igal pool protesteerivad. Ameerikas mitte ainult ei protesteerivad, ka löövad lõustasid lapikuks. Põhimõtteliselt see on ju sport. Oksimine on sport. Alati on olnud, juba antiik-Kreekas, see on Euroopa spordi osa. Ja antiikajal oli veel ei olnud poksikindel, vaid olid sellised puutükid, olid nahkrivadega ümber käe, nad oleks nagu mõnusam. Ma nagu nendele annaks nagu head nõu, et mis nad sealt kaugelt ärplevad, et mingu sinna kuskile Golani kõrgendikele või siis Gaza sektorisse ja see vahetult saaks selle asjaga ära lahendada, selgeks teha, et kas on mingi... Hamas või seal on selline vabastusliikumise organisatsioon. Tuleb teha avaldus Hamasi esimehele. Palun võtta meid võitlejate ridadesse, et võidelda jõest mereni vabaks. Algeri kuupäev. Üliõpilased on ju kirjaoskjad inimesed. Võib-olla meil Aafrikas kõik ei oska kirjutada, mitte inimesed ei oska. Aga neil oskavad seal ülikoolis pooled kirjutada. See, kes ei oska kirjutada, ütleb naabrimees, ole hea, kirjuta minu eest avaldus. Ma tahan Hamasi ridades võidelda vabaduse eest. See ei ole nii keeruline asi. Kui see Hamasi ei võeta, siis on Hezbollah ja seal on teisi organisatsioone ka. Alati on see, et kui mingi äbarik ei saa nagu kuskile, ei saa mingis organisatsiooni, ei saa firmasse, ei võeta mingis ajakirjas jutule või kuskil, siis ta teeb oma ajakirja või oma firma või oma terroriorganisatsiooni. Mingi ussiitide ridadesse saab minna. Kõik, Juudava vabadusrinne, juudi vabadusrinne, juudi rahva enesekaitserinne, mis iganes või palestiinlaste. Neid saab teha lõputult, ega siis ei ole ju nii, et MTÜ-d ei kinnitata ära. Ei olegi vaja ka terroriorganisatsioone kuskil ei kinnitata. Oli ju see Palestiina vabastusorganisatsioon ja kõik, mis seal oli. Hästi läks. Võiks olla uus, mitte Palestiina, vaid mis ta siis iganes on, Iisraeli vabastusorganisatsioon. Midagi tuleb vabastama hakata, kuskilt tuleb vabastada. Praegu vabastatakse Iisraeli, Jah, Euroopas on palju vabariike, ega need vabariigid ei ole algusest peale vabariigid on, nad on vabastatud. Kõigepealt olid kuningriigid, olid impeeriumid, eks paska oli, siis vabastati ära. Nüüd on hea vabariigis olla, näiteks tulen kohale, mõnus. Ma arvan, et ega mingisuguses hirmsas kuningriigis võib-olla oleks nii hea. Jah, aga see teema, mis on väga oluline teema selle juures on see, et kõik need kohtunikud, kes nüüd arvavad, et seal mingi Netanyahu tuleks vahistada ja kõik need määrusi välja annavad ja see on
Mina ütleks sedasi, et kohtunike pead peavad lendama. Selliste kohtunike pead peavad lendama. Ma arvan, et need on niivõrd nõmedad pead, et neid tuleks vaikselt veeretada. Milleks lennutada? No, milleks neile selline au? Vaikselt möödavad nagu keeglikuuli niimoodi, võtavad vaikselt ja lükkad ja siis ta veereb. No. Seda võib keeglisaalis harjutada, peade veeretamist. Ega see ei tule ise enesest, aga niimoodi loopida nagu korvpalli. Üks asi ei ole ilus. See on ikkagi laiba mõnitamine. Ja see, et nad mingi paremini veereks, et siis kõrvad võib ennem kui üllest ära. Või teipida kinni. Ümber pea niimoodi juba enne. Las teibib ise ära, pane teipiga rohkem, mis sa vahid seal. See hakka ise teibiga jamama, see on nagu naiste töö rohkem. Ja, ühesõnaga on sedasi, et ma arvan, et see genotsiidi teema sai nüüd jälle selleks korraks nagu läbi, et teemad pole olnudki põhimõtteliselt. Valetatakse, tuleb kokku mingi rahvusvaheline kohus. Kes seal rahvusvahelise kohtu valinud üldse on? Kus ta välja kargas? Ma saan aru, et on Vene kohus, on Saksa kohus, on Poola kohus. See on rahvusvaheline kohus. Ei ole ju sellist rahvusvahelist riiki, rahvusvahelist elanikkonda. Millel see põhineb? Kust see välja tuli siukene asi? Ma ei saa aru. Minust nii ei ole. Ei ole rahvusvahelisi asju. Nii, sedasi ei ole igatahes, sedasi ei ole ilus ja õige. See on lihtsalt mingisugune skeemitamine. No, absoluutselt. Jah, kui kuskil tehakse kuritegu, toimus või kuskil riigis. Mina saan nii aru. Mingis riigis ja igas riigis on kohtud olemas. Milleks dubleerida, milleks teha mingi rahvusvaheline asi? Ei ole tarvis kellegile seda. Jah, ma arvan sedasi, et me läheme sellel teemal edasi, et meil on olulisemad teemad on täna veel ees, et see genotsiidiga jääb. See on ikka närvi selline genotsiidi värk. Lihtsalt tahab närvi konkreetselt. Jah. No eks see pärast vaatad saatmas. Oleks siis veel genotsiid, ei ole mingit genotsiid, ei ole mingit kohust, mitte midagi ei ole. Jälle hakkavad rääkima, jälle mõistavad hukka, jälle vinguvad. Ma ei saa aru. Kui sa pärast siin Malmas saad kuidagi ennast välja elada, et see ei ole midagi eriti märkimisväärset. Aga siin on sedasi tegelikult meil siin palju teemasid, mis meil teisi teemasid oli ka, mingi kliima jätame siis järgmiseks saateks kliimateemad ja siis oli UFO teema oli ka, aga UFOd ka võtame ka järgmiseks korraks. Liiga palju läheb, liiga palju head materjali ühte saatesse, lihtsalt televaatajatele hakkab pea valutama, kui nii palju infot antakse. Jaa, absoluutselt. Ja need kliima ja... Kliima arengutega me kindlasti hoiame edaspidi kursis, sest kliima arengud on väga olulised. Kliima ja UFO teemadega on need aegu ka, et pigem need UFO teemad, et need hakkavad siin pigem siin tuure juurde koguma, et kui midagi muud enam ei ole, siis UFOt need on alati välja aidanud. Võimasvärk ja absoluutselt. Jaa, aga siis on sedasi, olemegi jälle kultuuri teema juures. Siis ei ole muud, kui tuletame meelde kultuurirubriigi pealkirja, mis oli kultuurirubriigi Kristjan Jaak Monitor. Nii, aga keegi tahab helistada. Inimesi kohutavalt huvitab kultuur, sellepärast nad helistavad. Nii kui algab kultuuri see rubriik, nad kohe helistavad. Aga me ei võta toru sellepärast, et me ei taha nendega rääkida. Muidu kui räägid ära, saadet ei vaata enam. Nii. Et kultuur on tulnud, et jääda. Jah, põhiline see kultuuri teema, mis siin nüüd viimasel ajal olnud on, oli ju ikkagi see, et oli see Eurovisioon, mis on see, ütleme, põhimõtteliselt tänapäeva see kõrgkultuur. See on kogu Euroopa kultuuri kvintessents, see uba, see sisu, see kõige kõrgem vorm, nagu vanasti oli akadeemia või ma ei tea, mingi selline asi, nagu see oli kõige kõgemad tüübid, seal on maalikunstnikud või kirjad, oli akadeemia. Nüüd on Eurovisioon ja seal on kõige tähtsamad need, kes väljendavad Euroopa hinge. Ja väärtusi. Ja väärtusi ja mitte ainult väärtusi, vaid alusväärtusi ja põhiväärtusi. Neid ei tohi segi jääda, mitte kunagi ärge alus ja põhiväärtusi segi ajage. Absoluutselt ja see aasta, ütleme täiesti teenitud, võitis selle ju esimene mittebinaarne Eurovisiooni võitja, et Nemo. Siis ütleb sedasi, et täiesti hullumeelne, et tema lugu et nii paljusid nagu puudutas ja inspireeris. Ja nagu, ma siin ütleme ühe tema tsitaadi loekski ette, et ma olen esimene mittebinaarne Eurovisiooni lauluvõistluse võitja. Tunnen, et on palju inimesi, kes tahavad olla nemad ise. Armastus, aktsepteerimine, empaatia on vajalikud. Olen õnnega koos, sest inimesed toetasid mind, kui kapist välja tulin. Rääkis tänavune Eurovisiooni võitja Nemo pressikonverentsil.
mittebinaarne, et selgitame ka, et siis see mittebinaarne, see tähendab seda, et inimene ei identifitseeri end mehe ega naisena. Ta võib identifitseerida mehe ja naisega korraga, jääda kuhugi kahe vahele või hoopis neist raamidest välja. Finaali alguse liputseremoonial marssis Nemo lavale käes lipp, mis symboliseerib mittebinaarsust. Pressikonverentsil sõnas laulja, et tegi seda salaja, sest EBU tegelikult seda ei lubanud. Mingi sümboleid ei lubatud, sest kuna maailmas on nii palju pingeid, et siis ei tohi nagu millegagi lehvitada. Meiga ei lehvita lippe, sellepärast, et see on meil saates keelatud. Lippu lehvitada ei tohi. Aga sümbolitega võib natuke siin... No parem, kui ei oleks mingid sümboleid ka. Lihtsalt tööinimesel on alati tööriist kaasas, siis tema teeb tööd, arusaadav, aga mingi sümbol, käsi maha kohe. Jah. Aga kui mis nagu lippudes lehvitamises sellesse puutub, et siis samal ajal on see, et siin Eesti välisministeeriumi ees, et heisati taas vikerkaare lipud, mis on iseenesest väga kena. Eurovisiooni lipud. Eurovisiooni lipud, aga täiesti arusaamatu oli see edasi. Näiteks seda Euroopa Liidu lippu ei olnud, aga seal ütleme see pilt, mis seal oli, et oli Eesti lipp ja siis oli Ukraina lipp ka. Ma ei saa aru et põhilised Eurovisiooni maad ongi, Eesti on võitnud. Eesti on võitnud, Ukraina on ka võitnud. Aga Euroopa Liit ei ole võitnud Eurovisiooni. Ei ole, nii et see lipp olekski seal ülearune. Jah, aga nii Eestis kui Ukrainas praegu on ka käib see usin, see euroväärtuste arendamine kõik, kogu vikerkaarega selle spektri ulatuses. Ma arvan, et seda tuleb teha sõjatandril. Mina mäletan, et on räägitud näiteks, et Euroopat ei kaitse Itaalia hävitajad, kui Euroopas ei tehta homaabielu. Et see homaabielu ja militaarne selline kaitse on täiesti seotud. Ja Ukraina ilmselgelt praegu vajab kaitset, neil on vaja lennukeid, järelikult nad peaksid kõik kohe abielluma. Kohe viivitamatult. Et praegu võiks öelda niimoodi, et selline poissmehe põlve pidamine sellistel homoseksuaalidel on riigi kaitsevõime nõrgendamine. Ja seda kindlasti ei tohi teha. Absoluutne ei. Tuleb abielluda. Ukrainlased kuulsite, abielluge kohe või muidu ei saada mingisuguseid hävitajaid. Ja siis on teiega väga kusised lood. Jah, aga kui me läheme veel selle mittebinaarsuse juurde tagasi, siis tegelikult ju teile Aafrikas ju see mittebinaarsus, see on põhimõtteliselt see on mingi ajuprobleem, et inimene lihtsalt ajus mõtleb, et ta tunneb, et ta ei tea isegi, kas ta on naine või mees või nii edasi. Aga siis teil Aafrikas on ju... Tavaliselt koolis õpetatakse, mis on naine ja mis on mees. Mõned jõuavad kooli ja siis nemad teavad. Aga need, kes kooli ei ole jõudnud mingil põhjusel, jalad on haiged, ei saa kooli minna või on kool kaugel või lihtsalt saab peksa koolis, aga igaüks ei jõua lihtsalt kooli uksest sisse ja antakse korralikult molli. Siis ta peale seda teab täpselt, kas ta on mees või naine? Teab, et tema koht ei ole koolis, sellest saab kohe aru. Aga jah, üldiselt saab aru koolis. Kui juba kooli uksest sisse saab, siis saab aru. Aga on üksikuid, kes ei ole võimelised. Aga pigem mina mäletan sellist lugu, et seal see oli kohutav sallimatus ka loomulikult, et oli see ju, see on ka Aafrika sportlane oli see Caster Semenya, et temal oli ta oli korraga nii mees kui naine. Ja siis oli ka... Tema oligi, sest temal olid organid, tal olid mehe suguorganid ja ilmselt ka midagi olid sinna poole, kas nad päris organid olid, aga sellised rudimendid olid. Ja midagi naise rudimendid olid ka. Nii et oli selline, ütleme nagu natuke äbarik mees ja natuke äbarik naine, aga mõlemad olid olemas, et tema oligi, tema oli binaarne siis tema olid kaks asja olemas. Aga tal oli ka keeruline määratleda, kes ta ikka on, aga ta üldiselt naiste hulgas võistles, sest siis oli, seal oli... Seda on lihtne määratleda, naised jooksevad aeglasemalt, siis sa määratled ennast naisena ja sul on nõrgemad konkurendid. Et see on väga arusaadav. Aga naise, eks ma usun ka kindlasti... Aga kui sul on mingid organid, ikkagi mingid naise organi moodi asjad ette näidata, siis ju võidki ennast identifitseerida. Mis sest, et mehe organid on ka, organid on ülearused lihtsalt, ma neid praegu hetkel ei kasuta, ei identifitseeri.
mõni teine kord. Aga noh, eks see probleemiks oligi naiste hulgas, kui nad naiste hulgas võistles ja läks siis kui naiste riietusruumi ja siis seal mingi tualetis teistega koos hakkas seal asju ajada kogemata, unustas nagu poti peal istumata ja siis kui hakkas püsti seda asju ajama, siis kujutan ette, sealt need hakkasidki norisema. No naised on jah suhteliselt sallimatud, peab ütlema. Aafrikas ei ole asi veel nii hull. Aafrikas ta sai ilus hästi sporti teha, kõik oli, keegi ei norisenud, midagi ei juhtunud, peldikuid ei olnudki, eks ole, ei saanud nagu keegi jälginud, kus sa oled, mis sa teed, eks ole, peldikus kogu aeg vahivad üksteist. Meil ei ole sellist kommet, ei lähe põõsa taha vahtima, mis ta seal teeb, teada, mis ta seal teeb. Eks ta ikka seda paksu või vedelat teeb seal. No ei ole viisakas ju. Ei ole. Aga Euroopas muidugi jah, kõik on nagu pea peale pööratud, põõsad on üles kistud, põlema pandud, no kus sa lähed, eks ole, ja kui põõsa taha lähed, tuleb politsei ja hakkab seletama midagi. Mingi mõttetu jutt. Täiesti mõttetu. No, absoluutselt. Aga no näiteks muideks meil Eestis, et Aafrika juhtud me rääkisime nüüd ära, et meil Eestis muideks on sedasi, Tartu on selle aastaga Euroopa kultuuri pealinn on ju. See on väga hea. Ja siis seal korraldati ju see mingi massisuudlus ja kogu selle show, see peaesineja oli ju ka mingi Conchita Wurst, kes Aafrikast ta minu teed, ma ei tea, ma ei ole Aafrikas näinud ühtegi Conchita Wursti. Ta on täitsa sellest vanast, sellest Kesk-Euroopast, ta on mingi siuke õnnetu või mingi Austria päritoluga, nagu. No kas tal on ka mõlemad organid olemas? Tal on vist mehe organid olemas, aga ta. Sellest ei piisa. Ja, aga tema nagu identifitseeris ennast mingi, see Conchita Wurst oli just nimelt see tema see, nagu see lavaja esineja nimi ja ta identifitseeris ennast naisena. Ja tean, et oli üks selline rokikangelane, kelle nimi oli Alice Cooper, kes oli mees, aga kelle oli naise nimi. Jah, ka selline asi oli, aga see Conchita häda oli, nimelt oli selles, et ta nagu oli suht laiskomal ka abet ajama, aga siis ta oli selline abemega naine nagu. Ja tema oli selle. See on abemega naised ja rindadega mehed on Euroopa kultuuris olnud läbi aegade väga, väga menukad. Laadav atraktsioonid oli, ikka oli laadal. No mida sa laadal teed? Ostad, müüd, vahetad midagi seal, võtad, eks ole, jupi vorsti, tüki saia ja siis vaatad, mis veel on. Näed, seal on abemega naine. Ja seal on rindadega mees ka. Väga lahe. Tegime õigele laada meeleolu. Et selles mõttes ei saa midagi ette heita tartlastele, et tartlased on Euroopa kultuuri alused, laada palagani nagu alused selgeks saanud, palju õnne. Aga kuidas see suudlemine vanasti laatadel küll ei suudeldud, ma ei tea, ma ei mäleta sellist asja. No ma ei tea, siin. See on natuke ülearune. Siin mingi artikkel, mis seal oli, et kuna tal niivõrd hea artikkel, siis seda niisama nagu lugeda ei antud, et ma sellepärast ei teagi, kuidas ta läks ja ju ta siis ikka läks ka mingit moodi. Ikka mina näen, et Tartus muidu on hea, et on asutud nagu Euroopa kultuuri teele ja Tobli on selline klassikaline nali. Tartu on läbi aegad olnud heade mõtete linn. Ja on üks hea mõte abemega naine, aga kus on teine hea mõte rindadega mees? See on ju meeste diskrimineerimine praegu. Kusjuures rindadega mees on selline mees, keda kindlasti ei tohiks diskrimineerida. Absoluutselt. Nüüd me jõuame. Selline mees, keda mitte mingil juhul ei tohi diskrimineerida. Näed, tartlased just leiavad, keda hakata diskrimineerima jälle rindadega meest. Vot. See ei ole Euroopa. See diskrimineerimise teema on üks kole teema, et tegelikult siin seal Eurovisioonil ju oli ka üks diskrimineerimise teema, selline teema üleval, et kus siin mingi päevaleht on kirjutanud siin, et see Helen Eelrand keegi, et vananev naine kibeleb hooraks. Viimane alaväristatud kopp lööb Eurovisioonil kapi ukse jalaga lahti. Ja siin üks väike selline lõik, mida lugeda sai jälle sellest artiklist, enamus kvaliteet. Väga huvitav. Ja, et siin on, ma loen selle väikse lõigu ette siin, et oleme viimasel ajal aru saanud, kelle elu maamunal on kõige raskem. Loomulikult on see keskealine valge mees, kes kusagil rahu ei leia, sest tema sõnaõiguse on kaaperdanud värvilised, väärid, feministid ja veel jumal teab kes. Keskealisel valgele naisele targu sõna ei pakutagi. Tema oma kesise turuväärtusega tegutseb tasaselt, märkamatult ja allaheitlikult, nagu seisus kohustab. Tänavusel Eurovisioonil Hispaaniat esindav bänd Nebulosa on oma laulu Zorra sõnumi teraviku pööranud just selle nähtuse vastu. 55-aastane lauljanna Mary Passi varjagi, et võitleb kontra el edasimo vanuselise sildistumise vastu.
See tähendab sedasi, et kõik pead saama oorata. Ja ooramisvõrdsus on väga tähtis. Ei ole niimoodi, et ainult lapsed, eks ole, keskealised, noorukid, mürsikud, kõik ooravad ja siis on vanamutid, eks ole, vahivad pealt ja neil ei lasta nagu üldse oorata. On vaja oorata loomulikult. Ja, no, et väga, väga kahetsusväärne olukord. See diskrimineerimisest, mul tuleb meelde üks selline lugu, et ma ei tea, sellest on juba, aga kuskilt ma seda lugesin või kuulsin, või ma ei mäleta, aga oli üks selline lugu, et kui sattusid nagu mingi ema, tütar ja siis vanaema, need kolm erinevat põlvkonda naisi sattusid nagu Pariisi ja siis juhtus selline asi, et nendel varastati seal metroos kõik mingi rahakotid ja rahakott varastati ära ja kõik nad jäid ilma rahata seal ja siis oli see, et täpselt oli nendel seal vaja seal mingit 300 eurot on ja siis mõtlesid, et kuidas nad selle raha kokku saavad, et siis lõpuks mõtlesid, et kõiki kindlam, kui maailma vanim amet töötab mingi 100%. Läksid siis kui linna peale ja tuleb siis kui mingi, said siis õhtul uuesti kokku ja oli seal mingi tütar, paneb seal lauale 300 eurost ja siis on sedasi, et tuleb ema, paneb sinna laua peale 30 10 eurost. Ja siis tuleb kõige lõpuks tuleb vanaema ja annab terve suure porgi täiega mingi 300 eurost laua peale. See ongi, vaata kui palju peavad nüüd need keskealised ja vanemad inimesed, kui palju nad peavad vaeva nägema. Aga vaata, kui palju rõõmu, kui palju rohkem rõõmu, õnne, vabadust, võrdsust, ooramist, et täpselt, tegelikult on nad seda... Tegelikult on ikkagi hästi on. Pigem kiidakski just nimelt seda vanaema, kes on oluliselt rohkematele inimestele seda rõõmu pakkunud. Ja ka ise, kuigi palju ikkagi sellest osa saanud. Ei saa, ega see ei ole ühepoolne asi, see teenus, see on ikka, et teenuse osutajal on ka teatud võimalused. Nii et tegelikult võime selle teema kokku võtta ka sedasi, et ei saagi üheselt kokku võtta, mingi kahe otsaga. Saab ikkagi kokku võtta niimoodi, et ega et on abemega naine, aga tõesti kahetsusväärne ja masendav on see, et ei ole rindadega meest, nii nagu peab olema. See on, kui üteled, niisugune kuulus kommunistide kuju, kus on tööline kolhoositar. No ja nüüd järsku ei ole enam töölist. Ära on võetud. See ei käi niimoodi. See on poolik lahendus. See on küll samm õige pedarastliku maailmakorra poole, aga ei ole Euroopa kommetega kooskõlas, on näha võhiklikkust, pealiskaudsust, üle nurga laskmist, sellist altuura mentaliteeti. Nii ei tehta. Ma ei tea, kuidas see suudlemine neil seal õnnestus, kui suure kamba nad kokku said siis? Ma ei tea, kas oli mingi 1000 inimesest käis ikkagi jutt või? No, 1000 on päris palju. 100 000 inimese kohta 1000, 1%. 1%, jah. No 1% õnnestus nagu, see on parem tegelikult. Mina saan aru, et alguses on, mitte ainult Tartus, vaid Eestis on üldse väga, väga suur probleem suudlemisvõimekusega isikute küsimus. Ei ole. Et ma saan aru, et seal Tartus oli selline atraktsioon, et alguses oli mõte, et teha suudlemine, aga kui keegi tea, mis see on, siis toodi välismaalt 2 suudlemisvõimekusega homoseksuaali ja siis näitasid, mis see suudlemine on. Ja 1% siis tuleb välja omandas selle näitliku õppevahendi põhjal suudlemistehnika alused. See ei ole väga hea tulemus, aga see on parem kui mitte midagi. Jah, see abemega naine. Abemega naine oli 50%. See oli atraktsioon toodi ka samamoodi. See on 50%, see on, ütleme, 3-. Aga 1%, ütleme, see on täiesti mitte rahuldav. Täiesti mitte rahuldav, kui lihtsas pedagoogilises keeles ennast väljendada. Ja nii võtamegi kokku, et paremal juhul rahuldav, aga suures osas siiski täiesti mitte rahuldav. See on isegi nõrk. Kui me toome võrdlusmomendi sisse, et see mingi 1% suudlejaid või siis oli mingi palju neid praegu selle Europarlamendi valijaid oli mingi, ma ei tea, 30% või nii või. No ikkagi eestlased on oluliselt agaramad valima, aga mitte suudlema. Jah. See on mõtlema panev statistika, et Euroopa kultuuri statistilised näitajad võiks öelda on täiesti masendavad, täiesti perses. Nii. Aga
Euroopa kultuurile tegelikult ei saagi esitada väga kõrgeid nõudmisi, kui on juba 50% helgemal hetkel, okei. Keegi tuli kapist välja, ka asi, ka saavutus. Mõtle, kui oleks näiteks Eurovisiooni ei oleks tehtud, inimene olekski jäänud kappi. Võib oleks kõik kapid mingisuguseid tüüpe täis. Aga teaks Eurovisioon, see on nagu ikkagi hea, kui kapist välja saab. Mina ei tahaks olla kogu aeg kapis. Mina tahaks selle omale sükust kappi, teeb mingi Ikeast, ostad mingi uue kapi, teed kapi ukse lahti, et mingi habemega mees tuleb kapist välja. Vurst vaatab vastu. Kuulge, kus see sobib, võtke viige see kapp tagasi Ikeasse praegu. Ei taha seda kappi. Absoluutselt. Kui ma siin kartulit panen, siis nii ei käi. Jah, tõesti, et selles mõttes jah, Euroopa kultuuril on näha teatud eluvõimekust, sellised hingitseb. Sellist kõrge kaarega lendavast, vabast, loovast pornograafiast on ikkagi asi kaugel. Jah, ma arvan, et sellega kultuuri osaga lõpetame ja ei ole rääkida ju millestki nii pikalt. 1% siis saavad suudeldud, kas pärast suudlust üldse midagi juhtub, seda me ka ei tea praegu. Ei hakka ka oletama, et mitte nagu tuju rikkuda meie vaatajatel ja kultuurivilistel laiadel massidel. Jah. Aga tegelikult on sedasi, et siin on üks selline hea huvitav teema, et vahepeal toodi nagu välja, et siin üks konkreetne mingi kroonika artikkel ja mis on meid pannud nüüd mõtlema, et kuidas seda Aafrika asja paremini edasi arendada. Et ma kõigepealt räägiks sellest, et mis artikkel see oli, et see on sellest, kuidas üks selline eeskujulik afroeestlane Kristina Pärtelpoeg on öelnud, et kui pooled Eesti inimesed kannaksid mulle euro, saaksin päris hea kodu endale. Ja siis, kui mina nüüd mõtlema hakkasin, et kui me nagu selle Aafrika asja peale ikkagi mõtleme, ja kui näiteks teeksime mingi MTÜ Afro 200 kindlasti teeme MTÜ Afro 200. Ja kui vähemalt pooled Eesti inimesed teeksid meile püsimakse korralduse 1 euro kuus. Üks pool annavad Pärtelpojale ja teine pool, mis neil nagu meie teeme on ju. Kui me tahaks ka kedagi aidata, aga meie raha ei taheta, olge head, andke raha Afro 200-le. Meil on seda raha vaja. Pärtelpoeg ei taha teie raha, aga meie võtame vastu viisakus. Aitäh! Temal on see pigem ühekordne annetuse teema, et ühe korra annad mingi poole, et eestlased annavad seal oma selle mingi kord selle euro ära ja siis ongi, tal on see 500 000 eurot koos, aga meil oleks seda parem, kui mingi iga kuus mingi püsimakse korraldus, pooled eestlased teeksid 500 000 eurot kuus. Ega me kadedad ei oleks, me mingi aja pärast võiksime isegi Pärtelpojale selle maja ehitada ju. Me siin just arutasime enne, et näiteks vanasti olid Eesti majad, eks ole, Eesti maja Kanadas, Eesti maja seal kuskil Ameerikas, et kindlasti Aafrika maja Eestis. Aga et kui need annetused saavad regulaarsed olema ja ma ei näe ühtegi põhjust, miks nad ei peaks olema regulaarsed ja külluslikud, siis ma näen sellist oma vaimu silmas juba mitte ainult Aafrika majad Eestis, vaid Aafrika linn Eestis. Võib-olla isegi lähitulevikus juba suurlinn, võib-olla Eesti kõige suurem linn. Et see on praegu meie teha. Idee on ju fantastiline. Aafrika linn. Jah. Ei, tegelikult on ju sedasi, et isegi sellega, kui mingi... kliima soojeneb ju ka, lihtsalt kõrvale põikse juures on järgmise saate materjal, aga kliima soojeneb ja kui Aafrika linn on praegu valmis ehitatud, varsti on Aafrika kliima ka. Ei, kui sa juba linna valmis ehitad, siis tulevad aafriklased ise ju. Jah. Et tegelikult see ajutine näha, et see mingi, kui regulaarselt ikkagi 5 eurot või ütleme 1 euro kuus nagu tuleks, põhimõtteliselt on tegelikult seda korjab sama palju kokku, kui see Slava Ukraina ju. Ta ju kogus ka aastaga ju mingi, kas seal oli mingi 6 miljonit eurot või nii on ja sealt jätkus ju kõigile ju. Jätkus ka nii parteidele, jätkus ka mingi majadele, jätkus mingi küünetehnikutele, kõigile jagus. Mina ei tea, kellele seal jagus, aga seda ma kuulsin, et on lõpuks ikkagi algatatud kohtuasi. Viimasel päeval sisuliselt, vaata kohtuasi on aeguvad, aga aeguvis umbes viimasel päeval, nagu üllatus, mõtled, eks ole, näed, homme aegub, olengi pääsenud terve nahaga. Ei, viimasel päeval lüüaks hagi selga klõpsti, mis on elegantne. Et väga ilusti tehtud, väga professionaalne, nagu meie nendest liitlastest seal kaugel Euroopa äärel väga tublid olete. Just nii oligi vaja, niimoodi kästi, niimoodi ka tegite. Veenitasite küll, aga näete, tegite. Võimalik, et see oli hoopis Eesti liitlaste käsk sealt ookeani tagant.
No ise ju sellist käsku ei saa anda, et noh, ise ennast, kuidas see filmis oli, et mind hinku see ise ennast kuidagi väänes. Mina ise tulin ise endale peale. No eestlased ei tule endale niimoodi peale, seal peab olema midagi muud. Eestlased tule üldse millegi peale? Ei, keegi peab ütlema nii, nüüd konkreetselt tuleb teha niimoodi, lenda peale, siis lennatakse peale, aega võtab muidugi, noh, koperdatakse, uimerdatakse, aga noh, suure hirmuga ikka tehakse lõpuks ära. Valus on, aga kuidagi saab. Ja, mina arvan, et selle Aafrika majaga, selle projektiga me peame edasi minema. Aafrika linn on meie paleus. Alustame majast. No tänav, teeme kompromissi, Aafrika tänav. Ja, majast alustame, siis saame tänava ja siis tuleme linna. Ja siis suur linn, pealinn, Aafrika pealinn. Ja. Aafrika linn, Eesti pealinnaks. Absoluutselt, nii. Ja linna nimeks paneme Hutu. Okay. Ja siis, kui ta on juba suur linn, siis on suur Hutu City. Hutu City, jah. Ja, aga noh, sellega ka siis korras, aga lähme siin nüüd edasi, et meil on alates eelmisest saatest on meil see uus teema on see ajarännaku rubriik saates. Sest see tänapäev on sukene, noh, nagu ei rahulda kõiki televaateid. No ei ole kvaliteetne see aeg, et siis me pöördume nagu minevikku, et võrdluse mõttes, et siis ise saate valida, kus teile rohkem meeldib, kas tänases või eilses. Ja eilsel on omad võlud. Ja seekord lähemegi aastasse tagasi 1992 ja noh, palju olulisi sündmusi seal 1992. aastal olid. Et alustaks siis sellest kõige olulisemast, et kui siis ütleme, oli see veel see eelmise kommunismi okupatsiooni aegne kriminaalkoodeks. Tegelikult oli ta juba see esimese Eesti Vabariigi ajal juba oli aastast 1935, kui pederastia oli kuritegu. 35 aasta. Pätsi ajast 1935, et siis oli... Mis karistus siis oli, tead sa öelda? Ma ei tea, mis seal oli, pederastia oli kuritegu igatahes ja seal, kui oli eelmise okupatsiooni ajal oli, kommunismi ajal oli, siis oli sedasi, siis oli, ma ei tea, alates 2 aastast 2 kuni, ma ei tea, 5 aastat vist sai selle pederastia eest karistada, siis aastal 1992 muudeti see ära ja sellest alates ei ole pederastia enam kuritegu, vaid on kõrge riigiamet. Jah, ta on igati nagu tunnustatud ja ma ei tea, edumeelne selline käitumisnorm. Mina nägin, et homolippudega kliimaaktivistid kuskil Tartus karglasid ja pärast selgitati välja, et nad on kroonu homod, kroonu palgal. No. Kuskile mingis mõttekotta läheb riigi raha, ilmselt veel mingi raha, ta ei tea, mis raha. Ja siis nad hüplevad. Ja see on siis teekond, nagu ütleme, põhimõtteliselt ütleme kõigepealt... Sellega annab teenida, ma ei tahaks nagu minna nii kaugele öelda, et see on homoprostitutsioon, aga see on lihtsalt professionaalne homoseksualism, millest makstakse. Noh, profikirjanik on ju see, kes ennast oma tööst ära elab. See on siis eeldus nagu kroonuaadli hulka pääsemiseks? Jah, see on selline, kuidas öelda, see on selline elukutse, homo. Kuidas sina endale leipa tegid? Ma olen kroonu homo. Pole paha. Jah. Nii et noh, selle olulise sündmuse, et mis aastal 1992 oli, selle rääkisime nüüd järgmise. Töökohti, see seaduse muudatus lõi väga palju töökohti. Uusi töökohti, mis konti ei murra ja või kiht seal sepiku peal on täiesti märgatav. Ja see on, noh, ütleme, uus edulugu sai sellest. 1,5 miljoni aastas vist minu eest see, kui mul õieti number meeles on. No see ei ole kuigi palju, see eelarve suurel mõttekojal, eks oleks väike mõttekodas, 1,5 miljonit oleks nagu, noh, tead, nii. Naritamine, jah. Aga ta on see suur mõttekoda, üks suurimaid ja mõjurikkamaid Eestis, et seal tegelikult võiks ikkagi, noh, ütleme, võiks olla 6 miljonit. Jah, maksud maha ka. Tegelikult võiks 10 miljonit olla, aga kui maksud maha võtad... 12 miljonit maksud maha 6 kätt. Ei, 10 miljonit on ka üks legendaarne number. See võiks 10 miljonit olla, võtad maksud maha 6 miljonit jääb alles. No sellest ka piisab. No ja see on nüüd nagu tänavaga linn see ikka ei ole. Jah, aga mis veel üks hästi oluline sündmus, mis meil Eestis oli aastal 1992 oli ju rahareform. Ja kus Eesti sai omale selle Eesti krooniga, 50 krooni peal oli ka üks kena püramiid ja see silmaga püramiid ja kõik. Oreli peal oli kolmnurga sees silm. Jah, et see oli selline, sai oma raha, aga muideks oli ju sedasi. See oli seal täiesti juhuslikult.
jaa. Sinna juhuslikult. Ja no see oli siuke vaheetapp nagu praegu selle nagu euroraha peale üleminekul lihtsalt ja see on siuke. Minu arust see 50 tuli vist hiljem. Kõigepealt oli ju 2 sorti Eesti kroone. Ühed olid hästi koledad. Need 1 ja 2 eurine. Need see olid Ameerikas tehtud ja nägid väljagi hirmsad jõled. Eestis ei ole kunagi vist nii koledat raha olnud. Mina küll ei mäleta. Ei tsaari raha, Eesti raha, kõik olid enam-vähem. Võib-olla isegi ilusad. See järgmine parts need 5 ja 10 ja 25 Jakobsonid ja need olid ju, Tammsaared olid täitsa viisakad. Ja, aga kui me räägime nüüd üleüldse, kui me nagu numbritest räägime, kui me meenutame seda aega tagasi, siis ju tegelikult oli ju vahetada sai ainult ju see 1500 seda okupatsiooniruubla ja selle eest sai 150 krooni. Ja nüüd teeme siukse väikse sellise arvutuse 150 krooni sellesse praegusesse sellesse eurosse, see on alla 10 euro. See oli stardikapital, kus me pihta hakkasime. Kus juures ma mäletan seda, et sai see raha ära vahetud ja järgmine päev sai mindud poodi. Ja mõtlesin, et ma teen nagu sellise performansi, võtsin selle 2 kõige koledama raha minu meelest ja nätsutasin nii vehmeks, et seda oli nagu kalts. Ja siis läksin sellega veini ostma, vein maksis 1,5. Alguses oli nii odav, 1,5 krooni maksis pudel veini, 1,5 krooni, see on praegu 10 senti. 10 senti, jah. Jah, siis poemeja vaatas, et mis selle raha, midagi hakkas seal, mina sain sellise raha. Kõigil olid tutt uued rahad, mul oli selline viimane narts, vaevalt seisis koos. Selline performance oli, nii sai tähistatud siis Eesti raha ja mis vein see oli võrret, aga halba mälestust ei ole, järelikult oli jõuda. Seega sellised veinihinnad muidugi kadusid väga ruttu ära. Arvat on, et nad kadusid ära, et siin kõik läks ikkagi ju ülesmäge ja väga kiiresti. Aga selle 1992. aastal muideks sai Eesti omale siis ütleme see niinimetatud see vabariik, millest on praegu saanud sedasi nagu üks, ütleme pigem nagu koloonia. No jah, päris korralik klassikaline koloonia. Ja tema sai siis sellise nagu asja nagu Riigikogu parlamendi. Ja siis selle parlamendi saamine, see oli kuidas oli, aga siis vaevalt keegi mäletab seda, et seal oli üks selline väike nagu erakond või väike partei, kes sinna kandideeris ja siis ma leidsingi ühe nagu materjali, see on siis Kultuur ja elu aastast 1992 sellisest ajakirjast. Ja siis ma loekski siin selle väikse sellise lõigu ette, et mis parteiga tegu oli ja kuidas asi käis. Et siis üks valimiste näitel uustulnukeid oli Loodusseaduse partei, kes esitas 3 kandidaati ja kogus valimisliitudest kõige vähem hääli. Ja selle partei nagu logo on selline väga selline muljet avaldav, ta on selline väikese Eestimaa ja siis on nagu vikerkaar. Mis läheb sellesse tänase meie saate teemasse väga hästi läheb nagu peale. Vanasti ei saanud aru, mina küll ei mäleta, et selliseid parteisid oleks olnud, aga nagu sa loed, eks ole, kultuurist elust, mis on igavesti väärikas nagu ajakirja järelikult oli olemas. Ja tõesti imelik on mõelda, et inimesed ei usaldanud loodusseadusi, kus selles ma saan, et see seltskond oli teadlasi või midagi taolist. Ja ma loengi see kõik selle väikse lõigu ette, et siis saab nagu pilt selgeks, kellega tegu oli. Ja siis oligi TTÜ dotsent Urmas Mänd, mehaanikainsener Väino Liiman ja tehnika Ants Rooni selgitavad. Me ei taha olla üldisel skaalal. Rahvarinne lammutas endise struktuuri. Üksteise järel kujunesid erakonnad. Meie võiksime nüüd laiali hajunud jõud jälle ühendada, et Eestimaad tulevikku suunata. Valitsus peaks koosnema teadlastest, ekspertidest, kes ei lähtuks parteide kitsastest poliitilistest huvidest. Ministrid ja peaminister peaksid olema ainult valitsuse töö korraldajad. Kuidas seda teha saaks? Suure loodusseaduse jõul, mis on kõigi teadaolevate loodusseaduste summa. Praegu on vaja taastada looduse toetus ühiskonnale, et väljuda ummikseisust. Universumi seadused peaksid lõpuks jõudma inimese loodud seadustesse. Öeldu kõlab lüüriliselt, kuid 3 tõsist meest osutavad kindlale teadusele, füüsikale. Tänapäeva moodne teadus on loonud universumi superunifikatsiooniteooria, mille järgi kogu universumi aluseks on ühendväli, kus koonduvad kõik laineväljad, milleks on ka inimese teadvus. Materiaalne maailm, sotsiaalne elu ja kõik muu on ühendvälja kehastus. Selle seletuse järgi
peab inimese ja ühiskonna teadus jõudma tajutud seoseni ühendväljaga, et kasutada viimase jõudu energiat. Selleks on inimkond ikka püüdnud luua vaimseid tehnoloogiaid, nagu näiteks India, Vedad, taoism, joogad. Uuemal ajal olevat selleks Maharishi, jogi, transcendentaalne meditatsioon, mis rajaneb vanadel Vedadel ja Nobeli preemia laureaadi John Hegelini ühendvälja teoorial, mis lähtub kvantfüüsikast. Nii keerulised asjad ei mahtunud veel meie valimiskampaaniasse, kuid 3 Riigikokku valimata kandidaati kinnitavad, et loodusseaduse partei on moodustatud viimasel ajal ligi 30 riigis. Austraalias pürgivad nad juba parlamenti. Eelnimetatud John Hegelin esitati Ameerika presidendi kandidaadiks isegi. Eesti teadus ei ole veel valmis nende käsitluste vastuvõtmiseks. Meid on ainult 3, ei jõudnud rohkem kandidaate ette valmistada ja vahel ignoreeriti meid massiteabes, kuid meie võidutee algab järgmistel valimistel. LSP, mitte segi ajada LSD-ga, LSP sümboliks on vikerkaar, mis laskub Eestimaa kontuurkaardile. Vikerkaar on kõigi LSP-de, see on loodusseaduse parteide vaimne sümbol. Legendi järgi laskub vikerkaar sinna, kus leidub hõbedat ja kulda. Tahame, et Eesti elu muutuks teiseks omamoodi rikkaks. Mina ütleks edasi, et nad on oma ajast niivõrd palju ees, et kui me hakkame mõtlema selle peale, et kuhu vikerkaar laskub. Seal on fosforiiti. Ja tegelikult on sedasi, on kukersiiti, siis on fosforiiti. Ja kui sa hakkad sealt pealt kaevama, kaevad kukersiidi fosforiidi ära, siis kindlasti tuleb seal mingi kulda, teemante ja mingi muldmetall ja kõike tuleb seal. Uraani. Ja, nii et me peamegi nüüd vaatama seda, et kui juba vikerkaar on kohal, järelikult on siin ka parandus. Ja siis hakkadki mööda vikerkaarjale järgi minema ja kogu aeg kaevad seal, kus selle näed, kus vikerkaar mingi maha ulatub, sa hakkad kaevama. Ja mingeid muid uuringuid ei ole vaja. Teadlaste partei ütles, et vikerkaar on seal, kus on fosforiit. Mina sain vähemalt niimoodi aru. Siis tuleb seal päevata, kus on vikerkaar. On kukersiit, fosforiit ja siis kõik need muud väärtused. Ja, nii et euroväärtused ka loomulikult. Kui vikerkaar, siis on euroväärtused ka. Nii palju ikka omast ajast ees. See on ikka hämmastav, kui palju helgeid päid on olnud ühes väikeses Ida-Euroopa riigis. 3 pead olid. Polegi rohkem vaja. Ei olegi vaja, tõesti. Kõik on öeldud. Muidugi sõnastus oli keeruline, mingi transcendentaalne homoseksualism, see on keeruline aru saada. Aga ütle, et loodusseadused ka nagu abstraktne, eks ole, nagu milline loodusseadus, gravitatsioon, siis mis. Aga ütle, et džungliseaduse partei ja transcendentaalne homoseksualism, kohe on selge. Vikerseaduste partei. Kõik lihtne. No ma arvan, et Euroopa rahvad pöörduvad veel loodusseaduste juurde tagasi. No, lihtne, praegu on Euroopast ega see ilma asjata ei ole seda mingi vikerkaart ju meile siia saadetud. See ongi lihtsalt see täpselt, et vikerkaart peab... et teil on siin fosforiit, vaadake vikerkaart. Täpselt, jälgige vikerkaart, minge vikerkaare järgi. Näete, saatkonna ees on vikerkaart, lööbega labidas maasse. Jah. See, et te mingi telefonikaabliga seal katki lööte, sellest ei ole midagi hullu, valguskaabel. Nende varanduste kõrval, nali. Ja, ei, väga mõistlik partei, toetan, järgmine kord valin eurovalimistel vikerpartei. Ja, aga tegelikult on siin see aasta 92 oli, see väga viljakas oli. Mina mäletan tegelikult seda, et kuskil, ma ei tea, ka kirjutas või keegi rääkis seal, et nad siis ju kerkis ju üks selline talent, meie kirjandustaevasse ka, et oli ju keegi kirjanik oli kivisildnik, et ta oli muidu nagu üliandekas, aga mis see seal kirjeldus oli, et ta kohutavalt ropu suuga. Ei ole kuulnud? Ei ole kuulnud, jah. Aga mina mäletan siit praegu, kui me ütleme viimase paari aasta tagust, kui oli ühte tema lugu, et selle loo nimi oli Kuserotid. Ja tundub huvitav, jah. Aga kui ütleme lihtsalt nagu sellest nimest lähtuvalt, et lähekski nüüd edasi, siis on meil üks selline ajarännaku teema, et see on siit pärit on 1992. aasta juunikuu Horisondist. Et Horisondist. Ja selle teema nimi on, vaadake, see on klaasuriini terviseks. Kas klaasist piisab? Selle me nüüd arutame lahti, et kas piisab, aga ma loen selle väikse lõigu ette, et siis saab nagu arutada, et kas see klaasist piisab ikkagi.
Nii. Lahja jook ei tea, nagu tekib kahtlus. No võt ma ei tea, lahjad joogid võivad teinekord päris head olla, aga võtamegi ka siin ühe lahja joogi siin lahti, et mul on siin selline mingi vähe mahedam variant. Ma olen... Et selle me katsetame praegu kohe ära, kas siis üks klaas on piisav või... Ossa poiss. See uriin on küll eriti kõrge kvaliteediga, praegu peab ütlema. Korraks nagu isegi põgenen siit praegu objektilt. Mina nii kaua maitsen ta ära, aga et ma olen näinud isegi ka, et sedasi, kuidas mingi paljud sellised mingi eksinud hinged, seda sakuorikat mingi luristavad, loodavad õndsaks saada, aga no ma ei tea, proovime ära kohe, kas saavad või saa. Mul esialgu tekkis küll kerge kõhklus selle uriini ravi tõususe suhtes, see vist ei ole väga hea mõte. Tehke seda kodus, ärge tehke seda stuudios. Ja siis, et kuna see tundub, et see uriin, et ta väga kaua ei säili, et siis tuleb... See oleneb ka ilmselt, kelle uriin see on. Sellel lotol nagu jackpoti nagu ei saanud praegu. No jah, aga siis kui me võtamegi see klaas uriini terviseks, nii loeme sellega üle, miks ta hea on ja miks ikka mida ta sisaldab siin. Et klaas iseenda uriini hommikul aitab tublisti kaasa rahulikule mediteerimisele. Tõdevad 2 Austraalia uurijat, keegi Mills ja mingi Fauci, jah, Newcastle'i ülikoolis. Ja oma, jah. Ja siis, et uriin sisaldab ohtralt melatoniini, hormooni, mis mõjub inimestele rahustavalt. See seletab ka, miks joogid soovitavad uriini joomist, millist protseduuri Indias tuntakse amaroli nime all. Melatoniini eritab teatav ajuosa, käbikeha, eelkõige öisel ajal. Selle hormooni tekke peatab valgus. Keegi ei tea täpselt, mida melatoniin teeb, kuid tõenäoliselt aitab ta kindlustada mitmesuguste ööpäevaste bioloogiliste rütmide püsimist. Ka võib melatoniin toimida kui valuvaigisti. Millsi ja Fauci arvates püüavad joogid pärast ärkamist uriini juues oma keha veenda, et see on rohkem maganud, kui ta tegelikult ongi. Nii et kui teil on nagu siuke rahutu uni ja siis hommikul mingi panete ikka selle mingi korraliku laksuga uriini sisse. Siis... Ma siin oma kogemust ütlen, alguses tundub küll veidi imelik. Alguses on veidi imelik, aga kui kuulad seda juttu, siis ma igal juhul lähen selle eksperimendiga edasi praegu. Ja üsna kasulik võte, kui teie päevarežiimi kuulub mitmetunnine mediteerimine, mis algab kell 4 hommikul. Melatoniin aitab ka valu vastu, mis võib tekkida absoluutselt liikumatult istudes. Nõnda siis saab ka esmapilgul kõige veidramatel kombel leida füsioloogiliselt põhjendatud seletuse. Nii ja palju seda peab jooma? Kas nüüd võib ära lõpetada? Oota, ma pole veel juhu saanudki, ma lugesin siin seda, ma proovin ka, vaatan, kuidas mõjub. Nagu valutaks vähem küll praegu. No, läks paremaks. Jah, natuke parem on. Ma seda kõike küll ei taha ära juua. Ega ma arvan, korraga ei peagi. Aga kui nüüd mõelda kõige selle peale, et olete selle mediteerimise juures mingi ilgelt kasulik, siis leidsin ühe sellise kuulutuse kuskil mingi sotsiaalmeedias, et kutsutakse siin nüüd, täna meil mitmes 10. juuni, et 14. juunil kutsutakse Tallinna lauluväljakule, et Eesti mediteerib, et suurim ühismeditatsioon üldse, et Eestis, et siis nagu terve Eesti mediteerib enne. Seal on muusika, tervislik toit, turg, kõik sükst asjad. Palju nad kuse eest maksavad? Aga ma nagu mõtlesingi, et mina teeks nendele sellise ettepaneku, et teeks seal 2 üritust ühes. Et selle mediteerimise selle teeks nagu lauluväljakust sealt nagu allapoole sinna mere poole. Vanasti oli seal, kui laulupidu oli see kuserenn. Vot, sinna ma tahtsingi jõuda. Aga siis teeks selle õllesummeri, selle teeks sealt üleval pool, seal mäe otsas. Ja siis joogid all need seal all mediteerivad ja tunnevad, et sedasi, et mingi jõud on otsas lõppemas. Siis lähevad sinna selle makaarivi flöödi alla, aga panevad seal klaasi alla ja kohe mingi tubli sööm jälle. Lööb lahedamaks küll. Ja ma ütlen, et ega ta nagu lihtsalt ei lähe alla. Ei, Ma ei ole ärisk. Kui taeval sappi. Aga tervis tuleb. No raisk. Terviseks, jah.
No siin oli see edasi, et räägitakse. Võib-olla teeks, järgmine saade võib-olla ei teeks meditsiini teema. aga kui see, siin räägitakse, et vaata seal, et uriinis, et seal on see, vaata see melatoniiniga sisaldab. Melatoniini on siin korralikult. Ei saa korta, jah. Aga no, siis on ka see, et vaata, üks mõte lihtsalt tekkis praegu, et on ju, ütleme, need vastkõdi, need nagu abiellunud ja nendel on ka alguses on see nagu see suur kirg on ja siis on see, seal on üks teine aine, mis nagu aja jooksul hakkab vähenema, on see dopamiini kogus hakkab vähenema ja siis see mingi 3 aasta pärast on see armumine möödas. Aga no mina soovitaks nendele, et melatoniini. Ei mitte melatoniini, vaid lihtsalt on see, et nii kui nad kokku kolivad, on ju noored, et siis kohe esimesest päevast alates et nad hakkaksid iga hommikul teineteise uriini jooma. Ja see on sedasi, see nagu ühendab, see nagu seob. Vaata, see on sama lugu. Mikala Sass ütles niimoodi, et uriini joomine on väga hea, aga uriini ei tohi õhku saada. Et siis see raviomadused kaovad. Tuleb juua otsesest allikast, nii et õhuga kokku ei puutu. Kuidas sa jood, see on sinu asi, aga õhku ei tohi saada. Võib-olla mingi vooliku tõmmata, kuidagi niimoodi. See on inseneri mõtte ja loova vaimu küsimus, aga mitte niimoodi, et kolinal pange ja siis pangest joob. Nii see asi ei käi. Fakt on see, et... Nii võib juua, aga nii ei saa terveks. Fakt on see, et tegelikult nagu, et ta nüüd ühendab, et see on selge, et kui sa ikka mingi juba 3 aastat oled seal mingi teineteisega uriini oled joonud ja see on nagu sama nagu, et selle vere joomise ja munade tõrvamisega, see on sama asi, see ka ju ikkagi ühendab ju, et kõik, ega siis nii naljalt enam ju lahku ei minda enam. Ma arvan, et selle uriini joomisega on nagu kanepiga, et siis pärast tulevad, et algab kanepist, aga see läheb kangete aineteni. Ma kujutan ette, mis see järgmine jook võiks olla. Et võib-olla veri küll, aga võib-olla mitte see tavaline veri, vaid võib-olla menstruaalne või sellist. Ei, Aafrikas küll juuakse, ma ei tea, kuidas siin Euroopas on, aga Aafrikas käib see voodoo juurde. Tegelikult on ju sellised asjad, et paljud inimesed, kes nagu, ütleme, ei tea kõikidest nendest kasulikest omadustest on ja mul üks tuttav rääkis muideks sedasi, et kuidas tema ämm oli rääkinud seda, kuidas ta oli kunagi tiisikushaige olnud ja siis ta oli hakanud ka mingi oma seda uriini jooma ja siis läksid mõned aastad ja siis tiisikusest sai lahti ja ta olevadki kuni oma... Uriini joomisest ei saanud lahti. Ei saanud, see uriini joomine, see oli kuni õnneliku lõpuni, et sellest lahti ei saanud. Ja mis ravimitöösturid selle jutu peale praegu ütlevad meil, võib-olla me saame mingisuguse, ma ei tea, mingi vangistuse, vaata, kui igaüks hakkab oma või kellegi, ma ei tea, lähedase või võõra inimese kusti jooma, siis ju raha ei liigu. Arvan, kusemaks tuleks kindlasti kehtestada, melatoniinimaks, ütleme peenemalt. See võiks üldse, et igaüks, kes nagu põie nagu kortsu laseb, maksab kohe Pfizerile näiteks 20 €. Melatoniini eest. Selle võiks panna näiteks kohe selle pandipakendi maksuga ära siduda, aga üldiselt on see, et teada on ju sedasi, et see mingi pakendatud, see kusi, see ikka läheb nagu kergemini alla kanna. Vähemalt Saku originaaliga nende taarale tuleks panna küll see maks on ju. Ja, ma toetan. Aga näiteks on sellised asju, et vaata, et paljud inimesed, kes nagu kõik see uriini edulugusid ja neid ei tea, et näiteks siin üks lugu oli see, ma kohe võtsingi lahti siin, et Nelli Teatajas oli ka, et siin mingi abikaasa Pihtimus, et Eesti armastatud rockstari Õiend Purje urineeris mu peale korduvalt. Ütleme, see kõlab niimoodi teadus- ja meditsiini valguses, et Eesti rockstar tõmbas londi umbe ja ravis mind korduvalt. Uriinivanni. Uriini, ma arvan, et kui välispidiselt saab ka mõjuma, kui ta seestpidiselt mõjub, miks ta välispidiselt ei mõju. See melatoniin ju imendub läbi naha ka. Ja võib-olla kellelgi ongi nii, et ei saa nagu võib-olla tõesti, ei maitse. Tõesti ei lähe näost alla, mitte kuidagi. Võib-olla peab peldiku pumbaga pumbata nagu kuidagi nagu... Tuleb tunnistada, mul hakkab maitsema juba. See võib juhtuda erandjuhtumitel, aga need minule on ka maitsema. Vaata, kui me seda räägime. Oleks jah, nagu mingis naljasaates pumbati Riia Palsamit mingile alkohoolikule peldiku pumbaga näost. Muidu ei läinud lihtsalt. Kuidagi tuli ta ära juua.
aga noh, kui ma tegelikult nagu hakkasin siin ka veel, mõtlesin nagu selle peale, et kui need noorpaarid hakkavad seal teineteise uriiniga kohe pihta, et nagu seda sidet, nagu teineteise vahelist sidet nagu tugevdada. Aga vaatan sedasi, vaata see eelmise kommunismi ajast, et kui meie need isad, emad ja siis kõik need vanaisad, vanemad ja kuidas nende abielud püsisid. Mingi kuldpulmad, kui tulid sinna mingi briljantpulmad, kõik tulid, nad ju, see on täiesti müstika, kuidas need koos püsisid. Vene ajal ei olnudki muud juua kui kust. Aga tead, mis võis neid ühendada? Viljakohvi. Ei usu. Seda ma ei usu. See viljakohv oli üks kole asi. No see on midagi ka, kui sa hakkasid ikka seda jooma, siis ka ikka noh. No parem meditsiiniline ravim. Jah. Ütleb, et ei ole hea, aga viljakohv ikkagi on palju hullem. Aga üldiselt leian, et nende positiivsete nootidega võikski nagu täna nagu lõpetada. Et terviseks, et kui ikka tõesti valutab ja kui logiseb tervis siit sealt, et siis ikkagi põhjani. Jah, üldse. Huvitav, kas see süstimise järelmõjude vastu ka aitab? See leht on sellest ajast, kui inimesi veel ei süstitud selle asjaga, millega nüüd süstitakse. Mina arvan, kui on hea ravim, siis aitab süstimise vastu, kui ta puhastab näiteks. No iga vedelik, mis sisse juuas, käib läbi organismi ja puhastab kõigivõrd. Mina arvan, et puhastab. Eriti veel, kui tuleb välja, ajab üles, nagu mul praegu, et siis kindlasti puhastab. No ma ei tea, ma ei ole mingit rästiku mürki omale saanud kohe. No ma ka ei tea, aga mõned inimesed on, eks nad on hädas, et igal juhul proovige uriini, ega ta teil tükki küljest ära ei võta, eks me siin ka vaikselt. Katsume täna ühele poole saada sellega. Võib-olla kogu seda protseduuri näidata ei olegi väga nagu eetiline, aga me jätkame tervise nimel ja Eesti nende vanade kommete austuseks. Loodusseaduse terviseks. Proosit. Kohtumiseni. Näeme jälle.